Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja kuulajatele, uutele tulijatele ja vanadele olijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame siis, mida on oodata järgneva 10 päeva jooksul teile ja teen seda 3 gruppiga, kaardid on juba välja võetud ja iga grupp siis sai endale 4 kaarti ja selle põhjal siis vaatame, mida siis on oodata teile järgneva 10 päeva jooksul. See siin siis on üldine ladumine, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite siis alati mulle kirjutada. Ja minu poolt on siis ka kättesaadavaks tehtud emotsioonide vabastamise video või siis kus ma nagu räägin teile lahti põhjalikult ja arusaadavalt, mis on emotsioonid, kust need tulevad, kuidas me need unustame ja kuidas on siis võimalik uuesti emotsioone hakata tundma oma kehas. Ja kuidas see lihtsustab teie elu kordades ja kordades, kuidas te tunnete siis tänu emotsioonide vabastamisele rohkem rõõmu, kergust, vabadust ja naudite rohkem elu. Ja mida rohkem te seda siis nagu teete, ja mida rohkem te oma emotsioone kehast vabastate, seda lihtsamaks teie elu läheb. Ja isegi, et mina ei pea tegelikult midagi siin kuidagi teid uskuma sellesse panema, et need, kes seda praktiseerivad ja teevad, need on ehe tõestus sellest ja ka mina ise teen seda jätkuvalt igapäevaselt. Ja seda siis on tunda ja seda saab siis kogeda, kui seda teekonda endale ette võtta. Et tegelikult emotsioonid siis, me oleme ju sündinud siia reaalsusesse või siia 3D füüsilisse maailma emotsioonide tundmisega, aga me lihtsalt siis unustame või siis surume alla ja pakime kokku need alateadvusesse ja me unustame, kuidas siis emotsioone oma kehast läbi lasta, et sellepärast, et emotsioon on loodud inimkehast läbi laskmiseks või on loodud siis läbi käima, et emotsioon iseenesest ei kao mitte kuskile, inimesega käib kaasas emotsioon, ühesõnaga. Ja emotsioon iseenesest ei kao mitte kuskile, et emotsioonid tulevad ja lähevad. Aga meil on oluline teadvustada, et see ei käi meie kehas. See ei ole nagu oluline on teadvustada, et seda ei hoita oma kehas kinni, vaid sellel lastakse tulla ja minna. Ütleme siis niimoodi, aga mida inimesed on õppinud ellujäämise režiimi tõttu ja egomeele tõttu see, et kui emotsioon tuleb, siis me hoiame seda oma kehas siis kinni sageduse näol, aga sagedus ei taha tegelikult meie kehas kinni olla ja see tahab kogu aeg liikuda ja siis loote te ise omale selliseid olukordi ja võimalusi, kus te saaksite oma emotsiooni vabastada, aga kuna te ei ole sellest teadlikud ega oska seda teha, siis te loote endale nagu justkui seda olukorda juurde, et te arvate, et elu ongi üks suur kannatus aga tegelikult kannatus on illusioon. Ja seda on siis võimalik teil õppida uuesti meelde tuletada ja õppida uuesti oma emotsioone vabastamata ja see on üks elu põhitõdesid, et kui te seda juba oskate ja tuletate endale meelde ja uuesti ära õpite, kuidas siis enda emotsioone kehast läbi lasta, mitte neid kinni hoida ja siis te näete ja tunnete kindlasti, et neid juba inimesi on, kes
kes seda teavad ja oskavad ja teevad ja praktiseerivad, esmalt siis praktiseerivad ja harjutavad, aga juba samm-sammult liiguvad alati siis nagu sellise oskuslikuma oskuslikkuse suunas, et mida rohkem harjutad, seda paremini välja ju tuleb. Et üks vanasõna vähemalt peab paika, mida rohkem kordamine on tarkuse ema ja mida rohkem harjutad, seda rohkem või paremini sa siis midagi oskad ju ja paremini välja tuleb. Ja esmalt see tundub võib-olla siis selline enesega töö tegemine, aga see on tegelikult loomulik, et selle pea pärast mitte mingisugust tööd tegema, sa lihtsalt oled niivõrd lõõgastunud seisundis, et see emotsioon tuleb ja läheb. Ja sa võid seda kehaliselt tunda ja see on üsna nauditav tegelikult, selle asemel, kui sa varasemalt nagu hoidsid emotsioone kogu aeg kinni, olid vastupadus või klammerdusid mingisuguse olukorra külge, siis nüüd on väga, või siis see on üsnagi nauditav selle kõrval, kuidas sa varasemalt siis oma emotsioonide ja tunnetega majandasid, siis see on üsna nauditav, kui sa tunned, et sa ise oled nagu niivõrd lõõgastunud olekus, et see emotsioon, mis nagu pinnale kerkib parasjagu ja siis sa tunned, kuidas ta läheb, sa isegi ei pruugi sellest aru saada, mis emotsioon see oli või mis laine see sinust läbi käis, aga see nagu kehaliselt, füüsiliselt tuntav laine sinu kehas on väga nauditav, kui sa seda tunned ja siis mõtled, vägev, jälle üks emotsioon lahkus või käis läbi, et sa seda nagu siis kinni ei hoia enda kehas. Ja see ongi üks toredamaid asju ja see ongi nagu see point, et sinnamaale jõuda, et need emotsioonid tulevad ja lähevad, et see on nagu jah, üks osa inimlikkusest, aga tuleks ka teadvustada ennast sellest, et me ei ole ainult inimene, vaid me oleme ka teadvus, et läbi inimese kogeb siis meie teadvus siis seda maailma siin 3D-s. Ja see on juba sügavam teema, aga algselt jah, et enda elu lihtsustada ja kergemaks muuta, me ei pea minema sinna sügavamatesse teemadesse, vaid õppida lihtsalt ära oma emotsioonide vabastamine kehast. Ja siis te tunnete juba edaspidi seda, kuhu suunas liikuda või mis on õige, mis on vale. Kuigi õiget ja valet ei ole olemas, et kõik lihtsalt on, aga ja see tähendus võib-olla isegi mingi hetk hakkab nagu kaduma või siis vähenema, et mis on õige, mis on vale, et lihtsalt kogeta seda, mida te siis ise loote oma energiaga, oma olekuga. Ühesõnaga, see on ka siis võimalik teil. Ja ka siis võite ühendust võtta minuga sel teemal, kui on soov emotsioone siis vabastama hakata enda kehast. Emotsioonide kinnihoidmine tekitab ka igasugust stressi, depressiooni, kehalisi haiguseid ja kõike seda, et suuremalt jaolt tekivadki kehalised haigestumised läbi siis emotsioonide kinnihoidmine ja kehakaal ja kõik see, kõik need inimlikud probleemid tekivadki siis tegelikkuses emotsioonide kinnijäämise tõttu kehas. Ja need kinni jäänud emotsioonid siis on alateadlikud ehk alateadlik programm, millest me ei pruugi teadlik olla või siis me oleme mingil määral teadlik ja teame, et see on justkui mu viga ja ma tean, et see nagu juhib minu elu või minu käitumist, aga me siis ei oska nagu sellega mitte midagi ette võtta ja kui see näiteks automaatne programm võtab sind üle, et siis hiljem nagu mõtled, et ma saan kõigest aru,
aga mul ei ole selle üle nagu kontrolli või ma ei saa nagu mitte midagi teha, et mõistusega nagu mõistan, et see teine või kolmas asi minus väljapool minust väljapool ei ole nagu põhjus, et ma sedasi ennast tunnen, aga sa nagu kipud ikkagist näiteks sinna ohvri rolli või süüdistaja positsiooni minema. Aga et sa ei saagi sinna tegelikult mitte midagi teha, kui sul need emotsioonid ja laengud kehas kinnitunud on ja neid sa seal hoiad, siis paraku sa vahest sa ei suudagi ennast kontrollida või majatada või siis, kui sa teed seda, siis läbi väga sellise, see on nagu energeetiline majandamine, mis lõpuks väsitab sind. Et sa pead nagu kogu aeg kasutama enda peal nagu justkui vägivalda. Et siis saavutada mingisuguseid tulemusi, aga lõpuks kukud ikka nagu sinna auku, seepärast et tegelikult seda juurpõhjust ei ole nagu likvideeritud oma kehast nagu ja siis seetõttu sa võid sinna vajuda jälle tagasi, et kindlasti paljud inimesed on seda kogenud, ma ise olen seda kogenud ja väga paljud teisedki on kogenud ja võib-olla kui sa nagu sügavamalt mõtled, kes on nagu sellisel enesearengu teekonnal, et kui te nagu teete neid praktikaid ja harjutusi, siis lõppkokkuvõttes te väsite või energeetiliselt väsite ära ja te ei jõua nagu, või siis kui te sellega parasjagu ei tegele, siis te mingi hetk kukute ikka sinna tagasi sinna auku, eks ju. Et võib-olla vahepeal midagi nagu paremaks läheb, aga siis nagu jälle liigute sinna samma kohta, kus te alustasite näiteks. Ja ka tegelikult emotsioonide vabastamisega seoses võib te seda kogeda ja tunda, seepärast et inimese sees on lihtsalt nii palju emotsioone ja laenguid kehas, mida ta siis seal kinni hoiab ja nad on erikihilised, et kui te ühe kihi näiteks vabastate ja järgmine kord tuleb midagi sarnast tunnet esile, siis ta on lihtsalt üks kiht sellest või teine kiht sellest, et te vabastate lihtsalt nii kaua seda, kuni see siis lõpuks on hajunud või kadunud, et te ei tuvasta enda juures enam seda nii-öelda probleemi, nagu tihtipeale meil siis inimlikul tasandil meeldib öelda, et kõik on probleem ja probleemid vajavad lahendust ja inimlik meel või siis egomeel kogu aeg otsibki tegelikult probleeme ja et ta saaks neid lahendada, aga tegelikult elu on palju lihtsam ja kergem. Ja nii on, et siis selline ülevaade ka siit selle emotsioonide vabastamise koha peal. Aga alustame siis esimesest grupist number 1. Ja grupp number 1, kes valis siis selle grupi siin, siis järgneva 10 päeva jooksul te päris kindlasti tunnetate või tunnete siin sellist harmooniat ja võib-olla ka mingisugused unistused, teatud unistused võivad täituda või sellised üllatused, rahulolu perekonnaga või suhetes, suhtlustes, et selline heaolu tunne. Et sellist te võite tunda või kogeda nende järgneva 10 päeva jooksul sellist emotsionaalset täitumust või siis emotsionaalset heaolu. Ja see võibki tulla siis läbi perekonna, armastuse või ka sõpruse kaudu võib see siis kajastuda teil siin 10 päeva jooksul. Ja väga võimalik, et ka kellelgi võib olla mingisugune soov täitub. Või siis tunnete sellist väga sellist täitunud tunnet, heaolu tunnet. Ja sinu kõrval võib olla, kõrval võib ka keegi olla nagu kellele te saate toetuda, kes on nagu võib-olla selline lojaalne ja usaldusväärne inimene elus, kas siis sõber või kaaslane või perekonnaliige, kes iganes. Et sellist lojaalsust ja ustavust on siin selle järgneva 10 päeva jooksul. Võib-olla te olete ise selline väga lojaalne ja ustav kellegi jaoks.
kellegi jaoks olemas. Siin võib süveneda mõni sõprus või partnerlussuhe läbi just selle lojaalsuse ja usaldusväärsuse. Ja võib-olla ka sellise toetava olemise, nagu truu sõber või ustav kaaslane, nagu koerad siin siis nagu tegelikult nagu esindavad tihtipeale. Ja tegelikkuses on inimestel ka see olemas, et koerad nagu armastavad tingimusteta oma peremeest, aga see olemus on tegelikult kõigil inimestel ka olemas. Lihtsalt need emotsionaalsed laengud varjutavad sinu tõelist olemust, et see tingimusteta armastus ja kohalolu ja selline ustavus, sõprus, selline energia on kõigil inimestel tegelikult olemas, aga see emotsionaalne ja see prügihunnik, mis selle peal on, see ei lase lihtsalt sul seda kogeda. Et sa ei saa oma tõelist olemust siis kogeda. Ja selle nädala ja selle 10 päeva jooksul võib olla ka midagi, mis ei pruugi otseselt roosiline olla, võib-olla tuntavalt. Kui pealtnäha võib-olla tundub, et kuigi see müntide 10 ja koera kaart viitavad sellisele harmoonilisele ja usaldusele ja siis harmooniale ja usaldusele, ütleme siis niimoodi, aga teil on päris kindlasti võiksite hoida silmi lahti ka selle osa koha pealt, et mida te võite nagu ignoreerida. Et võib-olla on mingisugused märgid, mingisugused olukorrad, mida te siis ise ignoreerite. Ja tuleb olla siis natukene tähelepanelik, kas siis töös või igapäevaelus või suhtlustes või olukordades, mis iganes te siis nagu kogete. Aga ärge ignoreerige, et kui teil tekib, ma soovitan siin soojalt, mitte külmalt, soojalt, ma soovitan siin, et need päris kindlasti osad juba oskavad väga hästi oma emotsioone puhastada, kes ei oska nii hästi, siis teie olete kindlasti ka sinnapoole teel ja et neile siin eraldi välja tuua, et need hoiatusmärgid ei ole mitte teises inimese viga või väline probleem, vaid need hoiatusmärgid või sellised, mida te võite siis ignoreerida, on tegelikult teie enda nagu tunded ja emotsioonid. Ja neid on siis võimalik teil nagu märgata ja nendega siis tegeleda sellisel viisil, et ei tegele mingite kõrvaliste asjadega, ei pane seda olukorda kõrvale, vaid tegelete siis oma emotsioonide ja tunnetega, seepärast et väljastpoolt ei tekitata kunagi sinul mingit tunnet, vaid sinu sees on see tunne ja väljast tuleb siis see, mis puudutab sinu sees olevat seda tunnet, tõstab selle esile ja siis, kui sa tunned nagu mingisugust ebamugavust või miski sinus häirib, kas või ka suhetes näiteks keegi teine teeb sellist asja või ütleb sellist asja, mis sinust trigerdab midagi, siis tea, et see tunne on sinus enda sees olemas ja sul on võimalik see vabastada siis, eks ju. Et mina võtaks seda nagu seda sellisel kujul, aga kes nagu siis, aga te võite ka vaadata seda sellisel viisil, et ärge need et kõik need märgid või hoiatavad märgid, nende suhtes silmad lahti hoida, et ärge siis ignoreerige, et neid märke, et kui sulle tundub, et väljastpoolt inimene teeb seda või teist või kolmandat ja sulle tundub, et ta on niisugune valetaja või sulle tundub, et ta ei ole sinuga aus või mis iganes, et see on praegu näited toon,
et mis iganes, mis sulle ei meeldi, mis sulle ei sobi selle inimesega seoses või selle olukorraga seoses, siis ära kunagi süüdista teda, sest et väline ei ole kunagi süüdi, välises ei ole kunagi probleem, vaid see ongi sinu tunne, millega sina pead siis tegelema. Ja ära ignoreeri seda. See võib olla suhtes, see võib olla töös, see võib olla igapäevaelus mingisugused väikesed olukorrad, sündmused, situatsioonid, aga ära lihtsalt ignoreeri, pane tähele neid olukordi ja vabasta need, et siin on ka vabaduse kaart nii-öelda välja siis tulda, mis võib-olla näitab ka seda, et võib-olla sul on soov vabaneda mingitest piirangutest või oleks aeg vabaneda mingitest piirangutest ja leida läbi selle siis ka uus tee. Tavaliselt ka väga palju õpetatakse, ka mina mõtlesin seda varasemalt väga palju, enesearengu teekondadel näiteks õpetatakse seda, et vana tuleb lahti lasta, et siis uus saaks sinu ellu tulla. Ja ühest küljest jah, ta vastab sellisel kujul tõele, et kui sa vabastad endast mingisuguse emotsiooni, siis saab sulle uus algus tulla teistmoodi, teisel kujul, teistmoodi kogetav. Aga sa ei pea oma elust välja heitma ega mingisuguseid suhteid, töid, mingisuguseid olukordi, situatsioone. Sa ei pea midagi lõpetama, sa ei pea välja heitma, sa ei pea kedagi oma elust välja saatma, vaid sa saad need tunded alati endas lõpuni tunda. Ja sa ei pea nagu läbi otsuste või analüüsi tegema mingisuguseid samme ega liigutusi, vaid siis sa juba nagu lihtsalt tead, et kuhu suunas liikuda või mis öelda või mida teha. Sul on lihtsalt selline teadmine, kui sa tunned mingisuguse olukorraga seoses või inimesega seoses oma emotsioonid nagu lõpuni ja vabastad need, siis sa lihtsalt tead, mis edasised käigud on ja tihtipeale inimene siis ei mõtle selle peale, et mis nüüd saab ja kas nüüd saab, eks ju. Ta lihtsalt teab ja tihtipeale need olukorrad ongi tegelikult, sa oled ise need olukorrad loonud seetõttu, et sa saaksid kas oma emotsioonid vabastada sellega seoses või siis midagi suuremat tahab sinu elus lahti rulluda, aga ühel või teisel viisil niikuinii midagi suuremat lahti rullub, seepärast et ka iga emotsiooni vabastusega su elu muutub ju teistsuguseks. Sinu mõttetasand muutub, sinu tundetasand muutub, kõik muutub, seepärast et nii kui sa see emotsionaalse kivi paned nagu maha, mida sa oled võib-olla aastakümneid kandnud endas, siis midagi nagu ka kas või millimeeter muutub ja sellest millimeetrist saab sentimeeter ja sentimeetrist meeter ja nii edasi, nii edasi. Ja nende väikeste sammukestega liigud sa edasi ja muudad sa oma elu drastiliselt lõppkokkuvõttes. Et see, kui sa olid näiteks, kui sa vaatad näiteks aasta võib-olla tagasi, siis seal võib olla absoluutselt teine inimene, keda sa nägid endas, kui nüüd aasta hiljem, eks ju. Et kui enesearengu teekonnal need praktikad ja igasugused, need võivad olla vajalikud ja nad võivadki aidata teid edasi milleski teha neid samme, aga seal puudub see täielik tõde. Et seal on mingi osa tõest ikkagist puudu ja inimesed ikkagist põhitõde on ikka see, et emotsioon tuleb vabastada. See juur sinu seest tuleb vabastada. Et muidu ei ole pointi mingisuguseid ülekirjutusi ega manifesteerimisi või mantraid endale kogu aeg korrutada või praktikaid teha, kui see juur põhjus on ikka alles, et mingi hetk ta lööb ikka ülesse, onju. Et või sellest kõigest läbi, et see juurpõhjus tuleks ikkagist nagu eemaldada sinu kehast, keha tasandil.
et jah, siin on, sind ennast tõmbab ka nagu mingi vabaduse või isikliku kasvu poole või arenemise poole, et võib-olla sul tuleb mingi idee või mõte või otsustada midagi, kas jääda sellisesse mugavustsooni, kus sa tegelikult piirad oma olukorda, oma kasvu ja arengut, avardumist, või teha mingisugune teatud samm millegi uue ja vabastava suunas. Et pange tähele siin, eks ju, enda puhul seda. Et selle 10 päeva, järgneva 10 päeva jooksul tunnetasin küll seda rõõmu ja emotsionaalset rahulolu, eriti siis mingites isiklikes suhetes. Ja sinu elus on võib-olla selliseid inimesi või inimene, kellele sa saad kindlalt toetuda, või siis ka inimesed saavad nagu sulle toetuda, et sa oled selline usaldusväärne. Aga samas tuleb olla siis tähelepanelik enda nagu justkui nendes tunnete ja emotsioonide suhtes, et kui sulle tundub, et keegi võib varjata midagi või olukord vajab sügavamat läbimõtlemist või et sa ise tunned mingisuguseid tundeid, et siis on oluline neid märgata ja need endas vabastada, ütleme siis nii. Alles siis tuleb vabadus. Vabadus. Ja et võimalik, et sa seisad siis mingisuguse ka valiku ees, et kas siis jääda mugavusse või astuda siis vabaduse ja uue kasvu poole. Ja nii nagu ma ütlesin, et selleks ei ole vaja oma elust inimesi ja olukordi välja heita ega esmalt, eks ju, vaid pilk alati endasse ja enda tunnetele ja olekule. Ja kui sealt nagu toimub, sellel tasandil toimub vabanemine ja muutus, siis tulevad ka igasugused muud muutused teie füüsilises maailmas nagu väikese viibega või siis natuke hiljem tuleb nagu mingisugune muutus ka teie füüsilises reaalsuses, sellepärast siin 3D füüsilises reaalsuses, sellepärast et kui teie olek energeetiliselt muutub, siis see 3D füüsiline reaalsus ei saa jääda samaks, ega ka inimesed ega olukorrad, vaid siin toimubki siis kas siis selline muutus, et midagi nagu iseeneslikult lahkub sinu elust ilma igasuguse draamata või siis kus sa praeguses hetkes oled, kas inimesed või olukorrad või töökohad või situatsioonid, mis iganes, need muutuvad, kohanevad sinu oleku järgi. Ja see on jõle vahva tegelikult, et kõik muutub sinu oleku järgi ja muutus käibki läbi sinu, mitte läbi välise. Ja sõnum võiks ka siin sinule olla, selline soovitussõnum võib-olla, et sa oled tegelikult sa oled nagu, sa pead teadvustama, et sa oled oma kogemuste looja. Kõik, mis su ellu tuleb, rõõmud, hoiatavad märgid, sellised kogemused, ütleme, ja ka vabaduse igatsus, mida ma näen siin, kuidagi tuleb see välja selle pääsukese kaardiga või selle vabaduse kaardiga, siis tegelikult kõik, mida sa siis nagu kogeda saad endast väljapool siin 3D-s, siis tegelikult see on sinu projektsioon, sinu sisemine sagedus. See, mida sa näed oma silmadega ja koged oma viie meelega, on see, mida sa kiirgad tegelikult seestpoolt. Ja sul on võimalik luua teadlikult seda kõike. Sul on võimalik luua ja oma elu teadlikult. Ja võib-olla soovitus ka selles suhtes, et ole tänulik
täitunud hetkede eest, aga ära klammerdu nende külge. Ja sa muidugi ei pea nagu suruma ennast tänama selle hetke eest. Sa tegelikult, sa tunned kehaliselt ja tajud seda kehaliselt, kui sa oled tänulik või sa tunned rõõmu. Ja sa saadki sel hetkel seda tänulikkust tunda, aga sa ei tohi klammerduda. Sa ei pea iga hommik ärkama ja kirjutama päevikusse, et ma olen tänulik selle eest, sest see on jälle enese sundimine. Enese peal sellist nagu jõudu kasutada ei ole mõtet, vaid sa tunned seda kehaliselt niikuinii. Sel hetkel, kui sa oledki tänulik, sel hetkel sa tunned seda. Sa ei pea suruma ennast tänukirju kirjutama või hommikul ennast tänama selle vee või korteri või maja või raha eest või siis ma ei tea, laste eest, kelle iganes, sest tegelikult olemuselt sa oled selle eest niikuinii tänulik, sa ei pea seda nagu kirjutama kuskile vihikusse välja. Aga ära klammerdu nende olukordade külge, mis sulle nagu sellist tänulikkuse tunnet tekitab või sellist rõõmu tekitab. Et seda südamerahu või seda südame rõõmu. Ja sest et ilu on voog. Ja ära muuda tänuliku hetke kivikujuks. Ja lase või luba armastusel olla vaba. Sest et kas sa oled näinud, et puuri pandud lind on õnnelik või laulab sama ilusti, kui ta vabaduses seda teeb? Et ei ole ju. Võib-olla on oluline ka hinnata lojaalsust ja küsida, kellele või millele oled sina truu. Et see koer sümboliseerib ustavust. Aga kõige olulisem on lojaalne olla oma tõele, oma vaimule, oma iseendale esmalt, eks ju. Et ära karda näha tõde ja ära suru silma kinni. Kui miski nagu ei resoneeru sinuga, siis sa ei pea nagu kannatama, vaid sul on võimalus see vabastada, see tunne, sest see tunne tuleb sinu seest. Ja tõde ei tee mitte kunagi tegelikult haiget. See vabastab sinust illusioonist, kui sa seda nagu teed, eks ju, kui sa nagu seda õpid tegema. Esmalt muidugi nagu õpid tegema. Ja täpselt samamoodi vabadus ei ole nagu selline geograafiline, see on tegelikult sisemine seisund. Et võib-olla selle vabaduse kaardiga kutsed sulle, et sinu teadvus tahab sulle näidata seda, et sa oled alati vaba. Ja sa oled alati olnud vaba. Küsimus on see, kas sa oled valmis elama oma tões, isegi kui see toob kaasa ebamugavaid muutuseid. Ja lõpetuseks võib-olla ka see, et sa ei ole ohver ja sa ei ole suvaline inimene maailmas. Ja sa oledki tegelikult teadlik looja või siis ebateadlik looja, sa lood kogu aeg. Ja kes on tegelikult tulnud siia mäletama, et iga mõte, iga valik, iga tunnetus loob reaalsust. Ja oluline on võib-olla siin ka teadvustada, et loobu enesepettusest, vabasta ennast hirmudest ja astu oma looja väkke või siis sellisesse looja väkke või looja seisundisse. Et tegelikult me loome kogu aeg, aga me ei ole sellest teadlik. Või siis, kui me oleme isegi teadlik, siis me ei tea, kuidas luua teadlikult. Ja nii on. Aga grupp number 1, selline ladumine siis teile siit järgneva 10 päeva jooksul. Edu teile sellel teekonnal, väga ilus.
ja pange siis, märgake siis enda ümber olevaid olukordi ja vabastage ja liikuge vabaduse suunas. See vabadus on teie olek, see ei ole geograafiline ja see on sisemine olek, mis käib teiega kogu aeg kaasas. aitäh kuulamast ja vaatamast ja kohtume juba järgmises videos. Ja grupp number 2, kes valis siis need kaardid või selle grupi, siis teil on siin järgneva 10 päeva jooksul toimumas mingisugune edasiliikumine. Sul on tegelikult sellist sisemist energiat ja sisemist jõudu oma elu edasi viia siis, isegi kui tekivad mingisugused takistused, siis sul on julgust ja sellist sihikindlust, mis viib tegelikult sind edasi. Sa võib-olla oled hoidnud või üritad hoida mingisugust fookust, et liikuda enesekindlalt edasi millestki või millegi suunas. Midagi sinus nagu tahab rohkem või tahab millegi poole liikuda või tahab nagu kontrolli enda kätte võtta ja võib-olla on siin oluline ka teadvustada seda, et keegi sinu ümber või sinuga seoses võib käituda omakasupüüdlikult või varjatult, aga see energia võib ka olla sinu enda oma. Et kui sa tahad nagu jõuliselt kuskile edasi liikuda, siis ole teadlik, kas see on omakasupüüdlik tegevusviis, kas sa oled siiras, aus ja autentne ja liigud varjamatult siiruses ja puhtuses. Ja võib-olla on siin oluline sõnum sulle see, et võib-olla vajadus hoopiski käituda ise targalt ja tegutseda. Ja võib-olla ka natukene strateegiat kasutada, eks ju. Või siis sa käitud ise sellisel viisil, et sa strateegiliselt nagu kuidagi liigud millegi suunas, mille poole sa nagu püüdled või mida sa tahad saavutada. Et siin on teie käitumise mudelis või teie käitumises sellist strateegilist liikumist. Või siis üritad ka sellise läbi võib-olla kavaluse ja varjatuse jõuda mingisuguse tulemuseni. Et siin on jah sellist natukene energiat. Ilmselt võid sa ka kohtuda selle 10 päeva jooksul või oled juba kohtunud, aga energiat liiguvad või on selles hetkes veel kellegiga, kes ei vasta nagu sinu tavalistele ootustele või kes on nagu natuke teistsugune või kes võib olla sinu jaoks tegelikkuses tähendusrikas. Sest et inimesed alati annavad hinnangu, et keegi, kes nende ellu tuleb ja nad annavad hinnangu millest, oma egomeelest, et see inimene ei sobi mulle, see ei meeldi mulle, see on selline tollane ja antakse hinnang kohe. Peale vaadates, ei, see ei ole minu maitse. Aga teadmata tegelikkuses, et mis on üldse tema maitse. Sest et kui me oleme inimlikul tasandil, laseme ennast egomeelest juhtida, no siis me tegelikult ei tea, mis on meie maitse. Kas see inimene vastab meie maitsele või ei vasta meie maitsele või siis me projitseerime talle mingisuguseid omadusi, mingisuguseid olukordi, mis meile nagu justkui peale vaadates meile ei meeldi, aga tegelikult me ise projitseerime oma sisemaailma või olekut või mingisuguseid emotsioone või olukordi, mida me endas nagu siis kanname, projitseerime sellele inimesele ja siis me näeme selles inimeses, tihtipeale öeldakse nagu vaata peegeldus, aga siis me näeme neid omadusi, mida me endas nagu
endast nagu välja projitseerime sellele inimesele ja see ärritav situatsioon või see hinnang või see, et vaatad talle peale või ütled sellele inimesele või noh, vaadates talle peale ja tema tekitab justkui teis sellist ebameeldivat tunnet või mingit reaktsiooni või mingisugust emotsiooni, siis et see inimene ei sobi. Tegelikult see on ju sinu emotsioon, mis tuleb ideaalselt võimaluses ideaalselt saad nagu lõpuni tunda. Ehk siis tegelikult iga inimene sinu elus on sinu enda loodud ja ta on tähendusrikas, sa oled ise selle loonud teatud põhjustel, aga sa inimlikul tasandil lihtsalt ei tea, mis põhjus see on. Aga see inimene tuleb sinu ellu, võta sellest kõik, koge teda. See ei pea olema ainult armastus, see võib olla ka koostöö, uue tee leidmine või kellegi uue mõistmine, aga kõik inimesed on nagu tegelikult noh, ühest küljest me oleme kõik üks, eks ju, aga erinevatest vaatenurkadest kõik inimesed on nagu justkui erinevad. Ühest küljest kõik üks, aga kõik on justkui erinevad. Inimlikul tasandil me oleme erinevad ja kogeme erinevaid lugusid, olukordi, sest me oleme erinevates keskkondades üles kasvanud, erinevates mustrites, erinevates programmides. Meid on erinevalt programmeeritud, et kõik ei ole täpselt üks-ühele. Ja igast inimesest on midagi, mida sa saad nagu kogeda, õppida ja vastu võtta. Et ka suhetes tihtipeale, et inimesed kipuvad siis nagu arvama, tegelikult on see egomeel, mis ütleb talle, et see ei ole minu maitse, vot ma tahan sellist saada. Aga sa lood sinna nagu sellise hinnangu esiteks ja sa lood tingimused, et mul on vaja just sellist, aga seda noh, seal ongi need tingimused, et ma ei ole nõus sellega, ma ei ole nõus sellega, ma ei ole nõus sellega ja ma tahan seda. Ja need tingimused loovad siis tingimusliku sõltuvusliku armastuse, eks ju, mis ei ole tegelikult armastus, et puhas armastus on ikkagist tingimusteta armastus. Ja seda saab siis võtta igas positsioonis, nii sõprussuhetes, armastussuhetes, kõiges. Et ikkagist inimesed nagu annavad hinnanguid ja lahterdavad. Tegelikkuses iga kogemus, iga inimene on ju erimoodi ja omamoodi ja nendelt inimestelt ja olukordadelt saab alati õppida ja vabastada oma emotsioonid. Ja need inimesed ongi ju sinu enda loodud, sinu enda maailma ja sul on sealt siis see inimene, selle inimese sa oled nagu justkui enda ellu loonud siis seetõttu, et sa saaksid vabastada oma allasurutud emotsioonid või siis selle inimese kaudu toimub mingisugune suurem lahtirullumine sinu elus. Mõlemal juhul tegelikult toimub suurem lahtirullumine sinu elus, seepärast et kui sa vabastad oma emotsiooni, siis ei saa kunagi sa selle emotsiooniga enam midagi luua, mis oli varasemalt sinu siis kehasse kinnitunud ja see mängis rolli sinu siis loomingus, eks ju. Aga kui sa oled juba selle emotsiooni vabastanud, siis ta enam ei mängi rolli, see emotsioon ei mõjuta enam sinu loomingut, see emotsioon. Aga on veel palju emotsioone, mis mõjutavad, aga iga kord, kui sa oma emotsiooni siis vabastad, siis muutub sinu looming või siis sa lood endale natukene millimeeter või sentimeeter või meeter iga kord nagu erineva tuleviku. Aga tegelikkuses me ei ela tulevikus, vaid olevikus me saame muuta kõike. Et kõik, mis toimub, on kasvulava, arenemiskoht sulle millegi suurema jaoks. Sinu sees või olukorras, milles sa viibid, on potentsiaal millekski sügavamaks ja tähenduslikumaks, kui sa ainult annaksid võimaluse nendele olukordadele. Ja ära alahinda vaikseid märke
märke või selliseid tundeid, mis kutsub sinus millegi uue poole või mingisuguse emotsiooni jälle esile. Et hoia oma meeled avatud, et siin on jah võimalik võimalik ja suur potentsiaal midagi toimumas on siin sinu elus selle 10 päeva jooksul. Et mingisugune liikumine, läbimurre toimub selle aja jooksul ja sul on võimalus nagu läbi murda justkui mingisugusest seisakust või on sul nagu midagi olnud nagu sellist paigalseisu või mingisugust samasugust situatsiooni aga siin on mingisugune hea läbimurre või liikumine siis kas siis seisakust edasi liikumine või millegi uue suunas. Et kõik ei ole veel selge või sa ei tea, kuidas asjade suunas liikuda, siis ei tasu nagu liikuda selliste varjatud motiividega või tegutsemise suunas, et lihtsalt usaldada, et miks inimesed kipuvad varjatult tegutsema või siis nagu sellist oma kasu püüdlikult toimetama, siis sellepärast, et nad arvavad, et nad ei ole võimelised midagi looma või selleni jõudma. Et siis nad kasutavad igasuguseid strateegiaid ja varjamisi ja nii edasi. Või siis ka isegi manipulatsiooni. Ehk siis miks rebane kavaldab ja toimetab sellisel viisil, seepärast, et ta on ellujäämisprogrammil tegelikult ju, täpselt samamoodi. Loom, rebane, kaval, kui rebane öeldakse selle peale, et ta laveerib, manipuleerib ja miks ta seda teeb selleks, et ellu jääda, sest ta ei usalda. Ta mõtleb plaane ja strateegiaid välja, et saavutada see siis, mida ta tahab. Aga see tegelikult on siis ellujäämisprogramm ja see tegelikult ei ole usaldus elu suhtes, vaid kontroll. Niisiis, et saaks oma siis selle tulemusteni jõuda. Et siin on nagu ka siis selline sisemine potentsiaal, sügav potentsiaal, et ei tasu siis kiirustada järeldustega. Midagi, mis võib-olla teile algselt tundub väike või mõttetu või annate seal oma hinnangu, mis ei sobi teile, võib tegelikult tõenäoliselt väga suureks kasvada ja tähenduslikuks ja võib anda teile väga palju ja avardada teie meelt siis. Et pigem siis soovitus teile siin ka see, et ära vali sellist tuttavat mugavust ainult sellepärast, et see tundub nagu sulle turvaline, et tõeline vabadus tuleb sisemisest olekust, selgusest ja südame avatusest. Et luba endal näha teistsugust teed, ava uks oma kõrgemale potentsiaalile. Sest meis kõigis on tegelikult tohutud võimalused ja potentsiaal, aga inimlikul tasandil tegelikult me ei ole paljud sellest teadlikud, üldsegi mitte. Aga nüüd on sul see võimalus ja hakata avanema ja toimetada avatud südamega ja puhtast ja siirast kohast, mitte kavaldada ja strateegiaid välja mõelda, et saavutada oma tulemus, vaid läbi siiruse ja aususe liikuda selle suunas, et siin on potentsiaal, tohutu potentsiaal olemas. Aga selleks on vaja kasutada teadlikku tarkust, mitte hiilida nurgataguseid. Grupp number 2. Siin selline ladumine siis teile, loodetavasti saite siit ka siis
midagi kasulikku kõrva taha pandud või oli lihtsalt tore kuulata. Minu poolt suured tänud teile kuulamast ja vaatamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja grupp number 3, kes valis siis selle kaardipaki, teile on siis sellised kaardid välja tulnud või siis gruppi ja teil on siis sellised kaardid välja tulnud ka täpselt samamoodi nagu teisel grupil tuli kaarik, siin on samamoodi kaarik välja tulnud, ehk siis edasiliikumine, tahtejõud on siin ka siis jällegi järgneva 10 päeva jooksul siis selline energeetika on teil üleval, et te liigute nagu millestki edasi, teil on seda tahtejõudu, julgust ja võib-olla omamoodi ka kontrollite natuke seda situatsiooni ja hoiate selle tee peal ennast. Et sa oled nagu teel edasi millegi suunas või millestki välja, võib-olla te saavutate midagi olulist, kui sa hoiad nüüd enda sihti kindlalt ees, ehk siis sul on mingisugune visioon ja sa keskendud sellele. Ja ära lase ennast nagu teistest asjadest kõrvale juhtida, vaid hoiagi seda visiooni, mille poole sa nagu püüdled ja liigu selle suunas. Hoia seda fookust. Ära lase ennast kõrvale juhtida hetkelistest toimetustest või tegevustest või kui sa isegi nagu toimetad vahepeal teiste asjadega, siis hoia seda fookust, sul nagu seda sihti silme ees, kuhu suunas sa tahad nagu liikuda. Et oluline on võtta vastutus ja liikuda edasi selge eesmärgiga. Võtta vastutus enda heaolu eest, enda elu eest, sest keegi teine ei vastuta sinu elu eest, et väga suur inimkonnast ikkagist ei ela selles energias, et ta võtab vastutuse kogu täiega enda elu eest ise, enda õlgadele. Sa ei pea siis enda õlgadele ka võtma, sa võid endal kätele ka selle võtta. Aga õlgadele tundub nagu, et võtan kogu koorma enda õlgadele, eks ju. Et meil on ju räägitud, et kannan seda koormat õlgadel, vähemalt minu kõrvust on see läbi käinud, iga inimesel käib see oma selline väljundid, omamoodi väljundid, et kus keskkonnas ta on siis üles kasvanud, et seal on omamoodi väljundid ja ka väga sarnased väljundid jällegi. Et ja seal on nagu sellised rasked energiat küljes, et raha tuleb raske tööga ja ma kannan seda koormat ja nii ja naa ja edasi-tagasi ja igasugused sellised rasked energiad. Et aga võtta see vastutus siis oma kätesse, et sina lood oma vastutusega oma elu ja läbi selle vastutuse energia, siis sa liigud edasi selle suunas, mida sa siis lood. et jah, et siin on nagu võtta võib-olla see siht ja silme ette või hoida seda visiooni silme ees, et siin on ka sellist riski võtmist, et teile nagu mingisugused võimalused avanevad, aga see ilmselt tekib läbi riski võtmise. Ja et tihtipeale inimesed kardavad riske võtta, et nad kardavad läbikukkumist, aga tegelikult läbikukkumist ju ei ole olemas, et nad kardavad, tegelik põhjus, mida nad kardavad, on oma enda emotsiooni tunda. Et kui ma nüüd kukun, et see on nagu hinnang asjale, et kui ma nüüd võtan selle sihi ette, selle visiooni ette, sinna suunas tahan liikuda, seda tahan saavutada, seda tahan alustada või mis iganes, siis mida inimesed hakkavad tegema, on see, et ei tea, kas seda tasub riskida sellega, et äkki ma kukun läbi. Ja mis selle läbikukkumise juures siis tehtakse, on see, et inimesed nagu annavad hinnangu, et see läbikukkumine on kuidagi halb, aga see läbikukkumine ei ole ju halb, ta on lihtsalt läbikukkumine või inimesed annavad sellele hinnangu, et läbikukkumine on halb. Tegelikult selle läbikukkumisega kaasneb sinu enda emotsioon, mis kerkib selle läbikukkumisega pinnale ja siis sa pead seda tundma. Ja inimesed ei taha, algpõhjus, miks nad ei taha nagu neid riske võtta, sest nad kardavad läbi kukkuda, on see, et nad kardavad iseenda emotsioone tunda. Aga see ongi ju see tegelikult point, et kui sa enda emotsiooni läbi ei tunne, siis sa tegelikult lood kogu aeg seda olukorda juurde
ta ei pruugi olla täpselt sama olukord, aga see võib olla teistsugusem olukord ja täpselt sama emotsioon tahab tekkida pinnale ja siis sa jälle surud alla või paiskad selle välja. Või siis jälle ei julge riskida ja kardad läbi kukkuda või mis iganes, et sellega ta võib teistsugusel kujul ka sinu elus väljenduda, aga sa lood ikkagist endale kõige paremad situatsioonid läbi nagu enda ellu, et sa saaksid ikkagi lõpuks selle emotsiooni läbi tunda, seepärast et emotsioon tahab kehast lahkuda, tema koht ei ole seal, aga meie nagu surume ta enda sinna alateadvusesse ja kogu aeg surume seda sinna kinni, mätsime kinni ja pakime kokku ja igast jama korraldab sellega, et jumala eest mitte tunda oma emotsioone, eks ju. aga teadmata, et kui sa tunned selle emotsiooni läbi, siis ei mõjuta enam sinu elu, ta kaob sealt alateadvusest ära ja sina ei lähtu enam sellest emotsioonist ega alateadvusest, sa lood teistsugust reaalsust juba. kui sa juba pisemagi ühegi emotsiooni juba nagu lõpuni tunned või kehast vabastad, siis enam ei loo sarnaseid olukordi oma elus või selliseid, jah, sarnaseid, ütleks niimoodi. Et võta see risk, võta see julgus, astu tundmatusse ja tee need sammud. Sest läbi selle riski võtmise ja tundmatuse astumise võib oodata sind mingisugune pöördeline punkt või uued võimalused. Täpselt samamoodi, kui sul tekib see läbikukkumistunne, siis sul on võimalus oma emotsioonid vabastada sellega seoses. Ja see on jällegi kulla auk, eks ju. Et mitte, et see on halb läbikukkumine, vaid see on võimalus oma emotsioone tunda ja need vabastada oma kehast. Ja kas see ei ole mitte kaunis? Ja kõik sõltub siis sellest, kas sa oled valmis sellele avatud olema ja ka võib-olla oma intuitsiooni siis kuulama, et sa ei allu siis nii-öelda nendele hirmudele. Et päris kindlasti võib kerkida mingisugused minevikus kujunenud tunded või minevikus allasurutud tunded, emotsioonid esile siin nende 10 päeva jooksul, siis võib-olla ka praegu juba on midagi kerkinud esile. Ja sul on võimalus siis nendest lahti lasta. Sul on nüüd aeg võimalus mingisugustest emotsioonidest vabaneda. Ja päris kindlasti tuleb teadvustada seda siin, et andestamine ei tähenda nõustumist, vaid vabanemist. Et kui sa kannad kellegi suhtes mingisugust vimma või viha või süüdistad kedagi siiamaani, siin, eks ju, siis teadvusta, et andestamine ei tähenda nõustumist, et see inimene kuidagi, et see inimene käitus sinuga õigesti või tegi seda, teist ja kolmandat, vaid see vabastab sind ennast sellest emotsioonist, mida sa endas kannad. Sest see inimene toimib täpselt sellisel viisil, täpselt samamoodi nagu sina, täiesti sõltuvalt sellest, kus keskkonnas teda on üles kasvatatud, milliseid mustreid tema enda alateadvuses kannab, milliseid paradigmasid ja nii edasi. Tema käitub vastavalt sellele mustrile, vastavalt sellele paradigmale, vastavalt nendele emotsioonidele, mida tema enda kehas kannab salvestunult või kinni hoides. Ja ta ei oskagi teisiti, kui ta absoluutselt ta ei oskagi teisiti, et iga inimene võikski läbi selle prisma vaadata või läbi selle vaatenurga vaadata, et kõik inimesed, kes sinuga kokku puutuvad, on nad sinu hinnanguliselt head või halvad, siis või rumalad või targad, mis iganes, siis nad ongi sellised ja nad ei oskagi teisiti, sest nemad on üles kasvanud oma mustrite, oma paradigmade, oma keskkonnas siis, mis teda on nagu kujundanud ja vorminud ja oma emotsioonidega. Ja ta käitubki vastavalt oma teadlikkuse tasandile.
täpselt samamoodi käitud sina, eks ju. ja see on väga totter ja ähm, teisi siis nagu hinnanguliselt maha tegemine, kui sa vaatad teise inimese peale ja ütled, et ta on rumal mm, või ülbe või selline isekas või edev või mis iganes omadusõnu me võime inimestele panna külge. Et ta toimib jah, täpselt noh, et me võiksime, inimesed võiksid teadlikud olla, et tema ei ole kujundanud iseennast, vaid teda on kujundanud see keskkond, kus tema on siis üles kasvanud. Kus tulevad siis sellised intelligentsed inimesed, eks ju, targad inimesed, eks ju, emotsionaalsed inimesed, kurvameelsed inimesed, mis iganes, eks ju. Seal keskkonnas, kus ta on üles kasvanud, sellisena ta on siis, selliseks ta on siis nagu kujunenud. Ja loomulikult iga inimese selline kohustus või ütleme, et kohustus on enda heaolu eest vastutada ja enda tunnete ja emotsioonide eest vastutada ja oma elukäigu eest vastutada, kuhu ta tahab suunduda, et ta ei saa kunagi nagu ei saa vaadata kunagi väljapoole, et keegi peaks mind õnnelikuks tegema või keegi mulle midagi kätte tooma. Et me vastutame kõik omaenda heaolu eest ja arengu eest ja kasvu eest. Aga teatud inimesed lihtsalt ei jõua sellisesse punkti ja sellega on ka kõik okei, et me ei saa nagu halvustava pilgu läbi vaadata teisi inimesi, kes on edev, kes on uhke, kes on ülbe, kes on liiga emotsionaalne, kes on liiga kurvameelne, kes on, ma ei tea, rumal, et ma võiks öelda, et võib-olla mina olin ka mingi eluetapil võib-olla ka rumal, eks ju, võib-olla ülbe, võib-olla uhke, mis iganes, et meis kõigis on neid omadusi ja emotsioone ju, aga mõned siis nagu arenevad või avarduvad kiiremini, teised vähem kiiremini, mõned võib-olla jäävadki ühte paika seisma ja sellega ei olegi mitte midagi valesti, et nii on. Sina saad lihtsalt ainult oma energiaga siis enda energiaväljaga seda inimest võib-olla, kes sinu energiaväljas siis parasjagu asetseb või on, lihtsalt valgustada oma säraga, mida sa kiirgad siis endast välja. Aga jah, et siiamaani me siis nagu jõudsime juba sellega, aga jah, et selle fookusekaardiga jällegi ma näen siin, et selle ajahetkel või selle 10 päeva jooksul võiks hoida mingisugust teatud fookust, mille suunas te siis tahate liikuda või mida te tahate luua. Ja läbi oma fookuse tegelikult sa loodki oma reaalsust, et millal sa parasjagu oma fookust hoiad, seda sa lood. On ta hea või halb, eks ju. Kui sa hoiad negatiivsetele olukordadele oma fookust, siis sa seda kogu aeg enda ellu loodki ja kui sa hoiad fookust positiivsetele asjadele, siis sa seda ka lood. Ja sellele, millele sa tähelepanu suunad, seda sa siis lood, eks ju. Et ära lase end hajutada. Kui sul on mingi fookus, visioon, eesmärk, siis selle suunas liigu ja ära lase välisel ennast hajutada. Sest sinu enda fookus loobki reaalsust, sinu enda fookus, läbi selle fookuse sa lood oma reaalsust. Kui sul on teatud sisemine selgus, siis ja teatud avardumine toimub ja samas sa nagu vabastad ka oma emotsioone võib-olla siin, eks ju, siis või
või sellele, millele sa fookuse suunad, seda sa siis nagu lood ja seda sa hakkad oma olemuselt võnkuma. Aga ärme unusta, et siin on vaja siis nagu ka andestamisega tegeleda või emotsioonide vabastamisega tegeleda. Ja siis, kui sa hoiad nagu seda fookust kas siis sellele, et sa vabastad need emotsioonid või andestad kellegile või liigud edasi oma siis teatud mingisugustest mustritest või paradigmadest ja võtad riske ja julgust astuda samm sinna uue suunas, mida sa nagu soovid, mille suunas sa soovid liikuda, hoida seda fookust ja astudagi need sammud, aga sealsamas nagu siis igasugune emotsioon või mingisugune takistus, mis kerkib esile sinus, sa tunned, siis sa vabastad selle ja see aitab sul liikuda siis oma siis selle soovitu suunas ja lõpuks sa jõuad pärale ka, eks ju. Ja toimub selline sisemine selgus, et reaalsus vastab sinu sisemisele olekule, jäta see meelde siis. Võib-olla siin oluline sõnum sulle see kood justkui, et sinu reaalsus vastab sinu sisemisele olekule. Et päris kindlasti sa siin siis selle järgneva 10 päeva jooksul liigud edasi, kuid ainult siis, kui jätad maha vana emotsionaalse pagasi. Ja lased lahti mingisugustest vanadest asjadest, mida sa siis enda sees hoiad ja kinni hoiad siis ühesõnaga, mis takistavad sul edasi liikumist ja takistavad sul seda riski võtmast ja seda sammu tegemast. Mis tegelikult avab tee liikumisele, kui sa vabastad selle, eks ju. Et sa võid isegi sattuda olukorda, kus tuleb teha mingisugune valik või võtta mingisugune risk, et usaldada seda situatsiooni olukorda. Sest et juhuslik ei ole juhuslik siis, eks ju. See on vastus su enda sisemisele häälestusele. Ja fookus on sinu suurim siis liitlane, hoia mõte ja süda selgel eesmärgil või sellel visioonil. Ära kuluta energiat kahtlustele ega draamale. Ja sa saad selle siis vabastada ja puhastada vajadusel. Ja võimalik, et mingisugused mineviku teemad sellega seoses kerkivad esile ja siin on jällegi võimalik siis puhastada ja lasta lahti ja vabastada, andestada ja liikuda edasi. Mitte selleks, et sind need olukorrad ei teki mitte selleks, et sind siis karistada, vaid et sa lõpuks selle integreeriksid ja vabastaksid enda kehast. Selleks tulevad need ja sa ise lood neid olukordi. Ole teadlik. Ja võib-olla kanda endaga seda sõnumit kaasas, et minevik ei defineeri sind, vaid see, kuidas sa temast õpid või kuidas sa sellest vabaned ja vabastad seda. Ja iga hetk on uus võimalus valida fookus, mis loob sulle tee vabaduse ja harmooniani. Ja päris kindlasti sa ei pea kontrollima kõike, vaid usaldama, et su siirus, fookus ja andestus ja vabanemised viivad sind sinna, kuhu sa tegelikult kuulud või kus on tegelikult sinu olemus. Sest tegelikult suur kogus inimkonnast ei tea, mis on tegelikult tema siis puhtad soovid, tema tõeline olemus ja alateadlikult tegelikult kõik inimesed otsivad seda punkti või seda pärale jõudmist, et kuhu ta siis tegelikult kuulub või mida ta tegelikult tahab. Ja nad kõik otsivad seda kohta, aga paraku kõik ei jõua sinna ja see on nende teekond ja sellega ei ole ka mitte kõik valesti. Aga meil kõigil on võimalik avarduda ja areneda ja visata maha need vanad paradigmad ja uskumused ja emotsioonid ja jõuda sinna, kus sa tunned ennast koduselt, kus
kus sa tunned ennast pärale jõudnuna. Või siis nagu samm-samm, kihilt viskad sa nagu maha endast need koormad, mida sa oled terve elu nagu justkui kandnud ja sa tunned iga koorma maha viskamisega seda nagu kergust. Ja iga samm muutub aina kergemaks ja kergemaks ja kergemaks. Kuni sa tunned võib-olla mingi hetk mingisuguseid imelisi muutuseid enda elus. Vot siis selline ladumine teil, grupp number 3. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Suur rõõm oli teiega jälle siin taas kord olla ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!